Lennu ettevalmistus on kestnud mitu kuud. Lennuluba on vaja saada nii lennuvälja haldajal Kaitseliidult, Ridala vallalt kui ka Lennuametist. No 3 meetrit silu ulatus. See on oba. Juba sinna. Ei, tegelikult on see start. Viedään tuonne pressiteltalle. Joo. Hango linnapeast siis Haapsalu linnapeale. Äkki kingitus? Meil on ootasime küll, et kingitus on raskem, aga noh. Maailma muuttuu ja kehittyy. On oikein mukava, että ystävyyskaupungit Haapsalu ja Hanko saavat olla osa tätä historiallista hetkeä, kun kirjoitetaan uutta ilmailuhistoria Eestin ja Suomen välillä. Tõnis, Urraa! kus sa oled? Ja siis lennuaparaat. Hoia seda korraks. Hoia. Peade kohale. Vaatame siia. Väga hea. 5 minuutin kuulsus. 15 sekundit ära. Kahjuks ei saabunud siia lennukid. Meil oli 2-3 saatelennukit plaanis siia tuua koos drooniga. Minu arvates see tänane sündmus on mitmes mõttes hästi märgiline. Üks kõige olulisemaid minu jaoks on see, et me teeme reaalset koostööd oma naabritega. Ehk siis see on miski, mis ühendab Soomet Eestit ja mis reaalselt siis näitab, et me mõtleme ühel viisil, meid huvitavad samad asjad ja meil on ühised projektid. Sama oluline on see, et tegemist on olulise arendusprojektiga Ridala valla jaoks. Ta näitab seda, et Läänemaa mõtleb ettevõtlusele ja teeb selle nimel tööd, et siia tuua ettevõtlust, anda siin väljundit läbi innovatsiooni ja lõppkokkuvõttes on see ka väga hästi seotud meie tööstuspoliitika strateegiadokumendiga, mis samamoodi räägib digitaliseerimisest, räägib koostööst, räägib innovatsioonist. Nii et Ridala vallale ja Haapsalule ja Läänemaale suured tänud selle ürituse organiseerimise eest ja jääme ootama seda, kus siis Haapsalu linnapea saadab vastu kingituse Hanko linnapeale. No see on selline ettepoole vaatav üritus selleks, et loodetavasti Haapsalu ja Ridala vald ühinevad ja siis Haapsalu linn on ka siin. Aga tore on, et Hanko, kes on Haapsalu linna pikaajaline sõpruspartner, on kaasatud ja kaasanud ka Haapsalu linna sellesse ettevõtmisse ja see lennuväli siin meie kõrval Ridala valla territooriumil ta on kas nüüd murelaps, aga ta on meie mõtetes olnud siin aastakümneid ja oleme koos maavalitsuse Ridala vallaga otsinud siia igasuguseid rakendusi, aga see on nüüd üks selline käega katsutud asi, mis laevast alla sadas. And it seems to take a whole lot of Vaja peal välja töötamist. Sellise väikse piirkonna jaoks nagu Läänemaa, nagu Haapsalu, kui tähtis see tänane üritus on? Tänane üritus on tähtis kindlasti Läänemaa jaoks, aga ma usun, et sellel on tuleviku mõttes ka suurem väljund kogu Eesti jaoks. Aga loomulikult Ridala tööstusalade arendus on hästi oluline Läänemaa jaoks ja selle, et ka see Kiltsi lennuväli siis tööstusalade heaks tööle panna, see annab samamoodi Läänemaale sellise olulise panuse. Nii et ma usun, et see on Läänemaa jaoks hästi oluline. Mina valitsuse liikmena näen muidugi seda veidi laiemalt ja
droonindus on meie tuleviku asi, kogu see e-kaubanduse siis arengu selline praktiline pool on üheosaliselt võib katta ja ka ära siis droonindusega ja selles osas olla, et see võimalus, et me oleme Soomega koos sellised innovatiivsed ja teerajajad ja siia Ridalasse tuleb üks testbed selle jaoks, see on päris selline ärevust tekitav võimalus. Nägite isiklikult drooni maandumist, kui võrra see teie südamed tööd kiirendas? No natukene ikka kiirendas, et see võimalus sellisel viisil hakata tulevikus pakke kätte saama on ju kõigile nagu niisugune huvitav ja ahvatlev. Seda enam, et siin see regioon näeb ka vaeva, et saada selliseid väga suuri e-kaubanduse tegijaid siia ja see oleks üks suur motivaator, kuidas neid siia meelitada, kuidas neid siia saada. Nii et selles mõttes on see väga võimas ja see pisikele lennuk, mis ikkagi nende droonide jaoks on suhteliselt väike, suudab kanda kuni 20 kilost pakki ja ka seda suhteliselt ökonoomselt ja odavalt. Neid on oluliselt suuremad, kes suudavad võtta veel suuremat raskust. Nii et ma arvan, et see on üks kihvt asi ja minul tekitas siirast vaimustust. See piirkond iseenesest on hästi soodus tööstusala väljaarendamiseks. Alustame sellest, et siin on lennuväli, sellest, et siin on hästi lähedal sadam ja ülejäänud Ridala valla ja Haapsalu tööstusettevõtted täpselt samamoodi. Ehk siis droonid, lennundusega seotud, kõik see, mis võib vajada avaramat ala või kas või stardirada, see on siin käe-jala juures ja nad kokku moodustavad sellise tervikkompleksi, kuhu oleks hästi mõistlik üks innovatiivne kõrgtehnoloogilisi lahendusi töötav ettevõtte püsti panna ja selleks me kõiki ootamegi ettevõtjaid siia Ridala valda, Kiltsi lennuväljale, Kiltsi tööstusalale ja Haapsalu linna. Palju? Do you need any help with the hea käesurumise? Edukalt event on läinud ja... Millal valimised tulevad? Millal valimised tulevad? When we are talking about different drones, then what makes that specific drone different? A specific, yeah. No, well, I think that the key strength of this one is durability, and we call it the tractor of the skies for that. So this can take the rigors of everyday missions of UAV flying. So this is built tough. Well, when you fly over when you fly over any sea or open water body, then of course it's exciting, and when we're flying beyond the visual line of sight, it makes it a completely different ballpark and a whole different game. So I think that the most exciting thing about this flight was the crossing the borders of Finland and Estonia and flying over the Baltic Sea. Yes, it makes me very happy. I think that this was really exciting, and we did. In my opinion, we did really well. Aga selleks, et kuskile reisile minna, selleks tuleb teha esimene samm. Ma arvan, et see esimene samm on täna tehtud ja nagu öeldakse, et sky is the limit. Nii on ka siin täna. Koostöö selle nimel, et väikesed riigid nagu Eesti ja Soome on maailmas oma majandust edendaksid ja droonide kasutamine tsiviil eesmärkidel on üks selliseid valdkondi, kus on suured võimalused. Tänan nii Soome partnereid, Hanko linnavalitsust, Soome Trafit, Eesti Lennuametit, Kaitseliitu, Haapsalu linnavalitsust ja Ridala valda selle koostöö eest. Tähtis ongi, et meie avalik sektor oleks koostöövõimeline ettevõtjatega ja siis me saavutame ikka paremaid tulemusi. Olen saa ühe.